mõtlesin, kas see peab mulle niimoodi nagu Gestapo seal silmi härama, aga ma sain aru, et ta peab. See on kunsti hüvanguks. Terid sõrulised ning muidu saarlased ning sõruliste sõbrad. Täna oleme tulnud siia Salme külase, Sõrve makatusse ning kutsusime siia omal külalised ka. Meitel on täna külas Marika ehk Sääsemann, kes on teadupärast Kihelkonna kooli direktor. Ma ütlen rohkem juhataja, direktor on üks suure asutuse omaga direktor. Otsisin internetist, internet ütles. Jumal küll, jää küll, see lepib täna sellega. Ja siis ma otsisin internetist, kes see kaupu siis meitel on vipi kaupu ka täna. Tema on Eesti publitsist ja lektor. Siuke värk. See on internetist vaatsin. Internet ütles, jah. Ei, mulle see täitsa meeldib. Ma mõtlesin, et siuke Sõrve mees, kes käib Salme koolis koolilapsi harimas. Ja muidu vahepeal ma nägin, keegi oli kirjutanud kirjanik, aga see on täitsa jama, see ei ole õige. Aga publitsist see võib täitsa olla väga hea. Nõnda, et mõlemad olete kooliga seotud, aga mõlemad olete ju üldse mitte linnainimesed. Üldse pole ju. Ei pole, on oldud. Ei no, seda ikka. Aga ei ole jah, ikka see maa on pisisest peale mu külge hakanud ning sedasi on see jäänud ja nüüd pole enam pääsu. Nüüd katsun lapsed ärnarrida maale, omad lapsed linnast maale, aga vaadame, kas õnnestab. Ja kaupu on ju ka elanud nii siin kui Säärpool merd ning ja ma olen viimast 20 aastat või natuke õige vähe rohkem, ma väga täpselt ei tea, umbes 20 aastat. Meil on üsna ühepikune staaž, mul saab täis veebruari algust, teeme suure peu, mul saab 20 aastat päris saarne olemisest. Ei no inimesel mingis vanuses tekib see tunne, et tahaks oma juurte juurde. Esivanemate autod juurde, see kõlab pateetiliselt, aga tegelikult on ikka väga võimas tunne. See on kena kuidas sa sedasi ütled, et ma mõtlesin, kui ma tuli, see oli tõesti 2006, see oli kas 6. veebruar, ma tean, oli mul esimene tööpäev Kihelkonna lasteaedas tolses. Ja siis ma arutasin oma onuga, et kui saaks ühe korra ikka Kihelkonna kalmistule sinna aia sisse pole maetud, mitte aia taha. Et nii palju peab katsuma kena inimesi Saaremaal olla siin Kihelkonnas ja nüüd vist on lootust, et tehke. Ega veel täpselt ei tea. Aega veel on. Aega veel on. Täna on meitel sõuke plaan, et räägime koolist ning räägime külast. Sest et me kõik ju elame külas ning me kõik oleme kooliga mingit otsapidi seotud. Ikka. Aga räägime sellest, et muuka see siis peaks olema või võiks olla ning maailma ära ei paranda täna. Seda plaani üldse ei võta. Miks siis nii? Arvad, teeme kohe korda. Aga kui tuleb välja, tulga. Vaadame, hakkame otsast minema. Ma hakkan otsast arutama. Nagu ikka kõigepealt defineerime ära mõisted. Defineerime. Mis on kena küla? Kena küla on sõuke koht, kus inimesed tahtvad elada ning kus on kenad ja sõbrad. Vaata, ma olen lapsest põlvest lugenud seda Pullerbit ja seda Astrid Lindgrenit. Pole teab, mis saarlane just see autor olnud, eks ole. Aga sõuke, kus on inimesed kenast sõbralikud ning saavad oma vahel läbi ning sa tohid me naabri juurde soola laenama ning teise korra arad varju, kui taristan. Et seda moodi ma mõtlen, kena küla ja kus on ikka lapsi ning kus on vanu inimesi ning kus on kõik need erinevad vanusegrupid sees ja kus on igasugust, kus inimestel on tööd ja tegemist ka, mis hoiab leival laual ning sa oskad targemini rääkida. Ma räägin üks lihtsalt niisuguse moodi. Ma jäin just mõtlema. Publitsist hakkab nüüd defineerima. Ma jäin just seda mõtlema, et sa ütled, et lapsed ka on. Ikka. No siis muuga pole kena. Siis tuleb hakata neid vaatama, kuskil kohale meelitama. No jah. Ei, ma arvan, et kena on olla seal, kus sa ennast hästi tunned, et mis seal ikka, et hakkad tingimusi laduma siis. Ta küsis küla kohta, et kuidas küla peaks väikest välja näha, et see ei, mitte välja näha, kuidas sa tunned, ma arvan, et kena küla on see, kus sa ennast hästi tunned. Ja see ka õige, jah. Ja kui sa mõtled, et mis need suvesõrulased või suvitajad, mis nad siia Saaremaale ronivad suvel ja jaanipäevaks, nad tulevadki selle tundega, seda mida mujal enam ei ole, siin on natukenegi säilinud seda vana muist, sellist tunnet, arhailist tunnet. Seda ma olen suuska ühtemoodi öelnud, et seal Türi kantis ning Lõuna-Eestis võib ju olla ka kena seda arhailist tunnet, aga tead sa, mis seal puud on, seal pole merd. Vaat ja see teeb vahet.
no siis pole Eesti sisemaal mingit lootustki kenaks külaks, sest meri on liiga kaugel. Küllap ta on, aga meie nägemus, meie saarlaste, mitte Sõrve ja saarlaste jaoks kõik muu võib olla, aga vaata see meri ikka peab. Ühe asja me oleme tähele saanud külas ikkagi, et võiks meri lisidal olla, et saarlane et kannataks elada, aga mis see hädavajalik on? Kaupo, äkki sa oskad ütelda, mis on hädavajalik, et oleks ikka tõesti küla? Et oleks kena küla, et saaks üldse olla, et oleks üldse lootust, et oleks kena. Ei kui sa mõtled nüüd seda, et kõik see elukorraldus saaks toimida, no siis on ju nii nagu igal pool ikka, et sul peab töökoha võimalus olema ning sul peab olema lasteaed ning sul peab kool olema. Et see meie jaoks on juba nagu unistus või unistada võib. Ma ütlesin vahel, et meite jaoks ta pole, meite kantis on kirik ning on kauplus ning et vaata kõrts, meitel on oma restoraan ka nüüd umbes külas. Me võtame ja kool on meitel ka nii lasteaed ning hakkab pisihaaval hakkab looma. Teite külas justkui oleks kõik juba olemas siis? Meil tegelikult, vaata mina usun, et on ja tegelikult meil on. Teit on suur jäme küla ka. Meitel on umbes jäme küla, vaada. Kui ma täna just ütlesin, et Kihelkonna külast on siis Kihelkonna külast käib jutt, jah, ja Kihelkonna kandist käib ta ka jutt. Et vaada, kui on Kihelkonna kirik, siis järgmine Luteri kirik ranna äärt pidi allapoole tulla, lõuna pool ongi ju Jama ja alles, pole varem. Naabrid. On ju, me umbes naabrid, vahepeal jääb seal jumada see õigeusu kirika see siuke pisine, lase ta olla seal vahel, ega ta sega sugugi. No jah. Nõnda, et küla justkui otsapidi oleks justkui see kogukond, see läbisaamine, mida Marika siin välja tõi ning samas jällegi oleks justkui see infrastruktuur. See kena on natuke ebamäärane. Võime ju küsida nii, et missugune on elujõuline, ma ei tea, palju meil nõpsid külasid enam on, aga kena on ju ikkagi nii, et. Võib-olla ongi kena, kui see kena nõuke lai mõiste on, siis sinna mahub rohkem sisse. No ühte otsapidi tundub, et see koel ju võiks selles suuremas külas ju olla. Natuke nagu tundub, et võiks. No vähemalt mina kujutan küll niimoodi, et ma räägin nüüd pikemalt. Tahaks küll. Et kui meil on ju mõned asjad, mingisugused, et mõned sellised asjad, mida ei peagi nagu arvama või arvamust avaldama, vaid nad on nagu kivisse raiutud, et näiteks meie riigi otstarve. On ju? Jah. Et eks ole keelekultuuri ja rahvuse säilimine. Kuidas ta saab säilida, kui sa edasi ei anna järgnevatele põlvedele teadmisi. Vanavanemaid ka pole enam. Või teine asi, tänapäeva mõistes siis, et inimestel peaks olema mingi hariduslik taust, et nad saaksid edasi spetsialiseeruda, siis tuleb nüüd tohutu pikalt omandada igasuguseid teadmisi, millest poolt võib-olla vaja ei lähe, aga see arendab sul lihtsalt mõtlemist. Et mõlemad pidi nagu see, mis see kultuur, mis see keel ja kultuur ja rahvas, sisuliselt võib seda võttagi kokku kultuuriks, mis see kultuur minu meelest siin väga õieti kokku võetud, et olemise ja elamise viis omas kodus. Jah, on küll jah. Ja kõik see muu on selle peale see Ando Runnel võttis seal minu meelest, ma ei tea, kindlasti on ta kuskilt võib-olla kuskilt suurte teoreetikute poolt ka mingil pool paika pandud, aga et see kõik see muu, see mida kunstnikud ja kirjanikud teevad, see selleks, et ta saaks kellelegi mõjuda, selleks ta peab toetuma sellele kohalikule kultuurile. Et see, kes tarbima hakkab, see aru saaks. Ja siis on midagi erilist, eks ole. Ja mis on siis nagu annad edasi selle, kuidas selles looduskeskkonnas, konkreetses looduskeskkonnas, kuidas sa käid loodusega ümber, kuidas sa toitu hangid, kuidas sa puudega, kuidas sa elad, kuidas sa naabritega suhtled, mis riideid sa kannad. Kõik kultuur. See kõik ongi kultuur. Kuule, aga seda saab linnas ka teha. Muidugi saab, aga linnas pole tarvidust selle. Linnas on linnakultuur, see on teistmoodi. Linnakultuur on universaalne. Tokyos, Tallinnas, New Yorgis ja linnas vaata ei ole seda asja, mis sind seob selle looduse külge, see on see maa, eks ole. Et linnainimese jaoks, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga põhimõtteliselt linnainimese jaoks on, mis võtab oma, ma ei tea, krediitkaardi ja tahvelarvuti ja
pakib sisse ja läheb järgmisse linna, ta on jälle täpselt samamoodi selles korteris elab täpselt samamoodi. Tegelikult on ju maaraha inimesel ka krediitkaart ja. Ei no jah, aga vägagi on. Jaa, aga sa ei saa oma maad maha jätta, siis sa pead linlaseks hakkama. Seda kohvrisse tööst ei pane. Mulle tuli meeles edasi, kuidas oli see Eesti matuse lugu, et saab ette kuskile minna, sulle tuhlistava maha tegemist ning ülesvõtmist ning kõik need asjad, aga eks see on natukese muutunud. Kuule, defineerime edasi. Defineerime. Mõuka kool on seda väärt, et seal käia. Armastajus. No võt. Vaada, kui palju aega selle peale läheb, see peab ju midagi väärt olema, et see on ikka kool. Kool jaa, külas me juba rääkisime, räägime nüüd koolist kannatuse. Et midine peab kool olema. Et oleks seda väärt, et sinna minna. See peab kool, ükskõik mis taseme kool ta on, olga ta siis algkool või põhikool või siis juba kõrgemad koolid. Kõrgem kool juba hiljem, aga see alg- ja põhikool on küll sõuke, et ta peab laduma lapsele, ta peab tänapäeval koos lapsega, tänapäeval midagi ei ole nii, et meie laume. Tänapäeval sedasi, et laps muudkui ise kujundab endale seda baasi edasi liikumiseks. Ja sa pead teda niimoodi siis toetama, et ta saaks selle baasi kätte, millelt edasi minna edasi. Ja teine asi, mis muu arust on väga tähtis, et ta saaks aru, kust kandi laps ta on. Koest on ta juurikas. Koest ta juured parasjagu maas on, koest per laps ta on, eks öeldakse niimoodi. Ehk siis ta peab aru saama, talle peab jääma see niimoodi sisse, niimoodi salajast tuleb teha seda asja, et ta seda kodukanti armastama hakkab. See kõlab natuke võib-olla niimoodi, natuke pateetiliselt, aga tegelikult see ju on, et kui sa suudad selle lapse oma kodukoha külge sedasi ära köita, et ta käib kõrgemad koolid mujal läbi või ka ametikooli, mis on vägagi väärikas koht, kui sa oma kena ameti leiad. Aga et sa tahad pärast seda tagasi tulla ja sul on siis oma kodukülas rakendust, mitte sedasi, et sa kooli vahel ringi saad oma kohe lõpeta. Vaid sedasi, et sa tuled pärast tagasi oma perega, sa leiad omale kusagilt kaasa, natuks on värsket verd ka ju, aga et sa tahad küll tagasi tulla. Ja meie külas, ma vaatan, on niimoodi läinud, et on tulnud tagasi meie oma kandi saarlased, kes on toonud omale mandrit siis kas mehe või naise ning kõik ongi niimoodi hästi. Nõnda, et just kui kool peaks kasvatama järgmise küla. Ikka. No jah, et mõte ilmselt ikka on see, et see kool, olgu ta mismoodi ta toimib, aga ta tohi neid juurikaid läbi lõigata. Ta ei tohi kindlasti olla selline olukord ei tohi tekkida, et lapsevanemad peavad oma lapse viima linna kooli. Ise käivad linna tööle, sõidavad autoga linna, viivad ta kooli maast madalast juba. Siis ma kardan küll, et siis... See lõhub ära. No sest vanasti oli ju kenasti kõik. Vanasti oli nii, et lapsed suhtlesid hoopis vanavanematega. Vanemad vehkisid tööd teha, lapsed suhtlesid vanavanematega, said sealt need põhilise selle kultuuri ehk selle kasvatuse ju kätte. Sa oled nii vana mees, võib-olla sul olid vanavanemad, mul pole olnud. Mul olid vanavanemad ikka, jah. Mul olid kaugel. Isegi mool olid vanavanemad. Jah, aga muu vanavanemad. Kus sa tuled siis, sul polegi vanemaid olnud? Vaata, minu vanemad on suuksed, kes said mandril kogu ning üks vanem oli Saaremaal ning teine oli hoopis Raplamaal ning me ise elasime hoopiski Harjumaal. Meil täitsa vabapidamise peal. Aga kui sõiti Saaremaale sai ja siia meid nii-öelda küütitati iga jumbala või esimesel võimalusel. Kelle juures te olite? Vanama juures, siis suvel olime, aga talvel pole olnud ja niimoodi igapäiselt. Ühe suiga juba õppida kõvasti. Ei, me olime ka kõik need suved nii kaua kui sai, olime ikka seal ikka paarkümmend aastat, see nii kuni oli. Mis sa küldsid, siis sa olid ju vanavanem. No siis on aitäh, mul läks kenasti. Nägid, said kultuuri kihi alla. Ei muidugi sain, keele suhu ning. Noh, näed. Maatööd, mis tal teha peaaegu. Seda ongi vaja. Aga koolist, kellel pole vanavanaimaid, need peavad siis selle koolist saama. No, nad võiksid oma elukeskkonnast koolist ka saada abi muidugi. Ega vanavanemaid ei asenda, aga. Ei, see on asendamatu, see on tõsi. Aga kui kool vähegi saaks aidata kaasa sellele, et see kultuur säiliks. Muidugi ta saab. Saab küll, praegu on isegi õppekavad sedamoodi, et sul on asjad, sul on väljund, kus sa pead välja jõudma, aga see, kuidas sa sinna lähed, et selle eest kasutad just kohalikkust ja see annab selle koha, et ma saan talle ju rääkida, ma saan talle õpetada ja õpetajad saavad talle õpetada, rääkida sellest, suunatada selleni, et mis see kodukant siis on.
ja läbi selle hakkad sa minema laiemalt, alguses õpid ära need lilled ja loodus oma kodu ümber, oma koolimaja, oma kodumaja ümber, siis vaatad, mis seal üle mere on ning siis vaatad juba kaugemalt, sedasi hakkab pihta ju. aga kas sellest pisisest külakoolist siis, kas see laps, kes sealt tuleb, kas ta ikka saab siis suuruslinnus hakkama? Läheb ülikooli, hakkab professoriks, aga äkki ta tuleb on nii, mõista üle teegid minna, kui valgusfoor ees on. Moest see on üks üldlevinud mingisugune imelik teooria. Jutt sellest, kuidas et kui laps ei ole piisavalt sotsialiseerunud, siis ta ei saa hakkama. Võtta vanasti kõik kuningad, lordid, kas nad käisid lasteaias või no tegin siis koolis, neil oli koduõpetaja. Et see on jamps. Koduõpe on täitsa teema ju. Aga koduõpe on üks variant, et pääseda sellest juurte läbilõikamist. Noh, ja on, kellel on vanavanemad, kes saavad natukenegi raavitada. No, mina näiteks esimesest klassist löödi logopeedi juurde, et see ja 1,5 aastat teksti ja kõigil oli see, et saab sa aru ise, mida nad tahavad sust, sest no sina ei kuule ju seda, teised kuulevad jah seda, et ma midagi imelikku, aga sina ise ju ei kuule seda. Siis ma kuskil 1,5 aastaga õppisin kuidagi väänama ennast niimoodi, et noh. Tuleb välja küll juba. Et siis noh, jaa küll. Püha Jeesus. 1,5 aastat ja logopeedil lausa. Ja see oli niimoodi, et seda rõhutati nagu, noh, et see on nagu vigane või noh, haige või. Et see peab nagu ära minema. Saad vale. Ja. Oh jumal küll. Et noh, jumal tänatud, et vanavanemad olid, et ma teadsin, et see tegelikult ei ole vale, et see tegelikult on ikka täitsa kena asi. Inimene kohaneb. Ja. Aga mis kuntsid need siis on, mis see küla võiks sellele lapsele siis kindlasti õpetada, see külakool siis, mis kindlasti ilmtingimata tarbline on, mis osa sellest kultuurist? Oma kohalik keel ja selline see kultuur just, mis puudutab seda keskkonnaga suhtlemist. Ma arvan, kuidas mitte maal põldu harida? No põldu. Kuidas on kunagi seda tehtud, kuidas on suhtutud metsa, mis noh. Ja ka isegi seda, mis kunagi, see kuidas me tänapäeval teeme seda asja, sedasi, et ma räägin omal, teise korra tulevad lapsed või mingid külaliste käime mere ääres ja siis on mingid kohad, vaata siuksed karused, siuksed soolakud, nad on siuksed karmi rohuga, siuksed niidud, siuksed rannaniidud. Vaat ma ütlen, sellest metsas või sellest maastikust ma saan aru. Ma olen selle peal kogu aeg lapsena käinud, see on muu koht siin. Ma võin käia seal Kesk-Eestis ka muru peal, kenas ja kõik Eestimaas ja meite kodu. Aga see päris kodu, vaata sedasi, sa tunned selle lõhna ära, sa tunned selle paiga, selle rohu, selle lille. Sa tead, noh, ma räägin oma kandist, ma räägin see kirik, et ma pole küll kiriku liige. Aga see on see kodu ja vaat kui sa lapsele selle niimoodi ja kui sa hakkad kogu seda muud maailma suhestama, noh, kõigepealt paned kodus selle baasi, et mis see kodu on ja siis seda muu maailm suhestub su koduga. Seal on seda rohkem, meitel on seda värkile rohkem, meitel on teisiti need asjad, vaata seal on seda moodi. No jah, see, aga et ta harjub sellega. Ja et ta näeb seda nagu lähedal. Noh, ma ütlen, et noh, näiteks seal kuskil seal Tiisatu metsas Sõrve otsas käia, vaadata neid kivikalmeid ja laevkalmeid ja kus see kunagine mingisugune leeritee ja kus need viikingite lahesopp ja selle seose kõik võtad kaasa, pluss siis see, et seal oli see püha mets ja seal oli hiis ja see oli kohanimed, kivinimed ja et siis seal külmkingad käivad, kuidas nendele tuleb reageerida. Ma arvan, et see laps, kes on selle teadmise saanud, et temast ei saa sellist inimest, kes sõidab arvesteriga ja võtab Hiiemäe lagedaks, noh. Et millest me kurdame. Ta peab teadma, mis asi on Hiiemägi, ta peab teadma, et on Hiiemägi. No, ei, ta võib isegi teada, aga kui tal ei ole mingit isiklikku seost sellele, siis noh, aga võtame maha, teeme rahaks. Aga kas Souke laps laulupeole jõuab? Või küll jõuab. Ei noh, kui tal on juured läbi lõigatud, siis ta jõuab kuhogi. Ei no kohegile võib ikka jõuda, kui naine kutsub, siis läheb laulma, kus ta ei tea. Aga kui see kool on nii pisine, et ei tule 12 last täis ja ei saa minna laulupeole. Siis ei lähe laulupeole, siis vaatad, siis vaatad muid asju. Aga mida näiteks saab, see laulupidu on väga kena asi küll. Aga ma siin kaupu juttu jätkuks tahtsin öelda seda, et
Meetel on tõesti see plaan, ma pean nüüd natusele oma kavalusti tegema ning vaatama, kus me leiame, aga et rannakooli laps, nagu meie kool on, rannakooli laps võiks näiteks teada, mismoodi käivad merest, mismoodi püüsed käivad. Mõksud on mörrad ning mis on võrgud ning mis on põhjaõnged, ma tea ise need sõnad kõik ära näinud, õnnad teha ei mõista. Aga noh, okei, ma tüdruklaps olnud, aga leida inimene, kes tuleb näitab mul lapsele, teeb seda rannalapse ringi seal koolis. Mis on rannaõigus, et kuidas aakrikuga ümber peab käima, missugune naabrit austav viis rannas. Just, ja teine asi, mismoodi see jää on, kuidas ma seda tuult kuulan, vaatan, mis värgiga on. Ja kuidas teid laps mõistab paatrisõuda. No ikka terve see keskkond tegelikult. Mulle nagu tundub, et see ongi umbes see sama asi, mis te räägite, mis see vanaisa kodu oleks rääkinud, kui ta oleks saanud seda teha. Ja kultuuri jätkupidevus. Nõnda, et kuigi võib-olla vahest võib tunduda, et see pisine kool, et ega sealt ju suurt tarkust ei tule, aga loe kogu tundub päris suur tarkus olla. See pisine tarkus on, peab olema suure tarkus alla, aga ikka pisine tarkus. Mulle tundub, see on suurem veel kui see suur tarkus. Seda on küll, aga samamoodi jällegi, et ta ei saa ju olla ainult kuidas vanasti oli. Tähendab, see oluline pole see, kuidas vanasti oli, see, kuidas mina tänasel päeval saan omas looduses siin praegu hakkama oma töödega. Kas ma tunnen ära metsas selle taime, mis aitab süüa? Kas ma tunnen ära selle taime, mille ma panen haava peale, eks ole? Kuidas ma selle lambaka selle liha kätte saan, mis siis vahepeal satub, eks ole, või juhtub. Et kõik siuksed tarkused ja ma arvan, et kui üks maalaps, üks väikse või ka pire suurema maakooli laps saab need tarkused kätte. Ma ei ütle, et me hakkame nüüd koolis lammast tapma, eks ole, see läheb äkki natuke paljuks. Aga et muidama kalatuurid ära ja sa tead, kus munad tulevad ja kust piim tuleb. Et need lapsed saavad, ütleme maakoolid, linnakooli minnes on nende pagas tunduvalt suurem. Sest et nad mõistvad seda maaelu, nad saavad loodusest aru, nad mõistvad seda hakkama saada. Ning digioskust on niigust nii. Linnalaps saab digioskuse ka. Ning mis ta siis muud tal ju polegi. Mitte, et võib-olla kui on kena vanaisa kodu. Kui on vanaisa, võib-olla kena õpetaja, kes viib laps, et metsa oma lapsed viis kena lahka õpetaja, ütles jälle niitama luuletuses, eks ole. Aga just sedasi, et maalaps on nagu selle värgi võrra nagu rikkam. Nõnda, et praegust mool tuleb küll imu peale, et kui sa lasta kooli teha, ma tahaks küll sinna kooli minna, ma tahaks ka neid asju tähda kõiki. Mida saab? Nagu liigume liueld. Aga kas siis äkist oleks taarist suukst kooli vanadel inimestel ka? Tead sa, tegelikult natuke see on. Ja on vaja just nimelt selle pärast, et vaata see pärimus on jälle see meie kandi siuke võlusõna siin, eks ole, et see pärimus on see, kuidas vanasti oldi ja miks niimoodi oldi, siis see kõik on loodusest tulnud see asi. Et need juured on ju tegelikult siin selle 50 selle sotsialismi aastaga läbi raiutud. Et ei osata ju enam neid asju ja mindi ju ära häbiga, et maa inimene ja räägid mingit murrakut ja ikka linnas on ikka krae on valgem ja sai on ka valgem. Aga kui nüüd sa vaatad ümberringi seda maailma, mis kisub aina hullemad turid omale peale. Ja kui sa siis mõtled, et maalaps ju saab omadega toime ja kui läheb jamaks, alati läheb enne kõike läheb linnas jamaks. Seda enam tähendab tänasel päeval, mina näen seda isegi sedasi, et ta on nagu osa nagu sellest julgeoleku, kodanikkonna julgeolekust. On just see hajaasustus, on väikekoolid, on oskus maast leib kätte saada. Et linnas on muud asjad. Ei, aga linn võib ju ka, neid on kindlasti ka tarist, sest nad on ju aegade alguses ikka olnud. Aga kui me räägime siin maakoolist ja saare servast, nagu me siin elame siin ranna ääres, et me peame vaatama, et kas Meitekantis saab elada, kui ajad muutuvad. Ja ma ütlen, et Meitekantis saab parem jälleda kui linnas. Kuule Kaupu, sa koolis näed ju igat masti koolipoisse nüüd trukuid. Kuidas sul praegast tundub, et kas need lapsed saavad porgandimaasest kädega häda käes? No võt, ma ei ole jah. Sul pole suuka tund muidu taga? Võiks ju jah füüsikalise katse teha. Aga ei, ma ei oska selle kohta öelda, aga mulle tundub, et mingi osa ikkagi on, mingil osal lastest on küll see väike kultuuritaust olemas. Mõni osa on jälle selline muidugi, kes peavadki nagu seda, kes ongi omandanud selle sama hoiaku, et see maavärk, et see on siuke mõttetu ja igav ja no ma loodan, et neil võib-olla äkist kuskil kui 40-50 saavad äkki
mõnel tuleb see tunne, mõnel muidugi ei tulegi. Aga mis siis teha, no ega siis kui niimoodi võtta, siis seda, kuidas oma keskkonnaga, loodusega hakkama saada. Seda ju meie esivanemad on andnud edasi ju nii kaua kui siin üldse elu on, 10 000 aastat põlvest põlve ja nüüd on see viimane 50 aastat on maksti. See oli ju ainumas ellujäämise viis, et sa ütlesid, rääkisid lapse ja näitasid, kuidas hakkama saada. Aga tänapäeval pole seda väga lihtsalt. Ja teine asi muidugi oli see, et ega siis haridus kui selline, mida meie täna mõistame nagu hariduse all, et mis vanade aegade jaoks, see tähendaski seda, et sa väga hästi läks, kui sa oskasid lugeda ja kirjutada ja arutada. Ehk siis piisas tegelikult sisuliselt piibliloost 3 klassiga inimene oli juba haritud inimene, sest ta oli võimeline, ta sai hakkama, ta oli võimeline juba aru saama tekstist, ta oli võimeline kirjutama, ta oli võimeline arvutama, aga need muud tarkused ta sai ju oma keskkonnast. Et ei olnud nagu sellega mingisugust probleemi. Nojah, ja kui sa seda oskust tarvitad, siis jääb ju meile ka. Ja kui mõelda selle peale, kui hästi vanaisad, vanaemad määletasid oma koolitundisid, see oli otse uskumata värk, et võisid küll käia 3 või 6 või mõni vähe enamgi aastaid koolis, aga neil oli kõik meeles, mis räägib. Ei, ma küll ei määleta kõike, mis ma olen õpetanud. Ei no see on nüüd see probleem, et eks ole, et elu on järjest, ühiskond muutub järjest komplekssemaks. Kui siin, ma ei tea, võtame Eesti, ma ei tea, tsaari ja lõpu Eesti alguse, siin võib-olla võis nimetada mingi väga kitsa eriala spetsialiste, ma ei tea, 100 võib-olla. Ütleme, Eesti maa-oludes näiteks. Et praegu on Euroopa Liidu eriala spetsialistide loend on olemas siuke asi. Seal on üle 200 000 nimetuse. Üle 200 000? Jaa, üle 200 000, need on kõik väga kitsa eriala spetsialistid, mis on loetletud. Kes on perfektsed omal alal ja kes ei sedust turgat tule. Just, aga selleks, et ta saaks spetsialiseeruda, selleks tal peab algne see taust hästi suur ja lai olema. Et ega siis oomi seadusega, tavaelus võib-olla tõesti, et ei teegi nagu suurt midagi, aga kui sa vähegi satud mingisuguse energeetika või elektri või ma ei tea, mis mingisuguse teema peale, siis selline taust on hädavajalik. Aga mis spetsialiste see maa, see küla vaja? Kindlasti mingid vajab, hambaarsti tahaks küll ju. Ikka. Igas külas ei pea olema, seda võib ju jagada oma vahel muidu, aga mis spetsialiste siuksed külad või siuksed nagu kehelkonna suurused siuke pärast purakas? Kaupmees, apteeker võiks küll olla, mitte pärast müüakse rohtusid, müüakse ravimeid, müüakse poodist, naised ütlesid, paneme meile palju aega vaja, et nad võtab sünnitused ka vastu tarvis, et võtab operatsiooni ka ära. Perearst peaks ju sorti õmblemise ju ikka ära tegema, kui taarist on. Jah, perearst meil ikka käib seal, on ikka küll, jah. Nagu olid siin velskrid ja polnud ka midagi. Velskri õmbleb ikka sõrme otsa tagasi. Ja võtab lamba ka vastu koja, aitab sünnitus. Et tegelikkuses see, et meil on praegu nii hulluks need nõudmised läinud, see on teistpidi, see on selline tsentraliseeritud kuidas öelda siis ühiskonna juhtimise mudel, mida meile surutakse tegelikult ka alguses suruti Moskvast peale, nüüd surutakse Brüsselist. Nüüd saame ise hakkama. Ma ei tea, et aga kui mõtelda selle peale, et ikka et arsti nagu tahaks Olga peale igas külas ei pea olema, aga kamba peale õpetaja peab olema. Poemees peab olema. Ja kedagi peab seal kauplema, mõni autojuht peaks olema ja kedagi võiks metsas aega hästi ümber käia ning iga mees ikka päris ei jõua sinna, see on ju ka selge. Ja suust spetsialistid ikka on natuke ise taarist. Ja kui nüüd mõtelda, et ju rääkisime sellest ka, et ega maal ju päris ega üks toime ei tule. Sul on vaja oskused maal elada, järelikult maa teeksid kohe järelduse, et see pisine maakool, mis meitel on, sealt peaks tulema justkut hakatus neile kõikidele spetsialistidele, keda me siin külas taaristame. Kui meitel on kooli õpetajad vaja, siis see kool peab ju kasvatama selle õpetaja. Kool peab pakkuma, kool peab pakkuma õpetajad, nii et ta jääks lapsel meele. No vaata see on niimoodi, et siis laps saab õpetajaks ja siis ta tuleb kunagi tagasi ning siis on jätkusuutlikkus tagatud. On sedasi küll. Ja kui sa tahad, et sul seal kantis oleks see
ma ei tea, mis sa siis võid tahad tuletornimeest omal, siis sa pead selle seal selles koolis ju koolitama põhimõtteliselt. no kohaliku kooli. ei no ega sa lõpuni teda ei õpeta, muidu ta tuleb ju tagasi. aga see tuleb ikkagi sellest, et kui laps saab selle kodutunde, selle minutunde sellest väiksest koolist käde. Siis ta tuleb tagasi, ta võib vahepeal keeruga ära käia, tegelikult ta peabki ära käima. Ei no ta saa ju muidu õppida. Ei ta ei saa ja teine asi, vaata, sul peab üles tekkima suhestumine. Et sa käid ära, siis tagasi näed, et kodus on nõnda kena. Sest et valikud, võtta praegu Tartus näiteks arsti õppimise peal. Valik on ju see, eks ole, et antakse juba kohe soome keele kursusi, et et niikuinii suurem osa lähevad Soome ära. Et siis on ju sul valik, kas sa tahad kodumaale jääda. Käid ju Soomes ära, siis ostad maja ja saad koju pensionieas. Ega ei tea jah, need suur osa Soome läinud, ega nad enam. Ei tiku tagasi. Sellepärast, et nad on juba pere moodustanud, eks ole. Ega see pole niisama lihtne ka. Aga ikkagi on see väikese kooli ja siukse maakooli värk ikkagi sedasi, et muidu kõik ei jää. Ei, kõik pole. Ei peagi jääma. Ei peagi. Aga sedasi, et tal tekiks see kodutunne, et ta saab aru, et siia mu koht. Et ta saab seal tagasi tulla ja teise korra äkkisti otsustabki tulla tagasi. Ei no see, ma pakuks välja, et see nii-öelda emotsioonina võiks ta midagi sellist olla, et umbes nagu iga normaalne eestlane, vaata nagu sa ütleme, et pole normaalne eestlane, käib iga jaanipäeval käib Saaremaal, et võt see tunne, mida see normaalne eestlane siis tunneb, kui ta Saaremaal tuleb, et sellel inimesel peab see kogu aeg sees olema. Ma arvan, et minul on endal siuke tunne siis, et vahetevahel on siin ka raske, mõtled, et pühvas on see, et oli see kitarist tulla siia. Aga see tunne, et nad vaatavad suu kui saarlase peale ja nad on pere kadedad su peale, vaat see on kena tunne. Et sul on siin kõik nii kena. Kelle asi see siis on, et oleks suke kool külas? See on kogukonna asi. No koolides on selline organ täitsa olemas nagu valekogu. Aga ikkagi lapsevanemate asi? Kindla peale on see lapsevanemate asi ka suures osas, sest nemad on ju põhivastutajad selle eest, mis lapsest. Aga lapsevanem on lapsevanem algkooli puhul 4 aastat, 6 aastat ja siis ta elab oma elu edasi. Ei no ikkagi nii kaua kui võimalik on, nii kui vähegi voolid lapsest. Igasugust võimalusi on muidugi, aga... Äkki peaks terve küla valvama kooli üle? Vaata, see on praegu see, mida ma mõtlen, et on siuke sõna nagu kogukonna kool. Et kui linnas sul on numbri peale koolid või mingisuguse kunagise õpetlase nime peale koolid, siis pisisse külla aitab kogukonna kool, mis näitab seda, et pere küll vastutus lükatakse kangesti kooli peale ka, mis on ühtepidi mõistetav, eks ole, aga et kogukond toetab, et kool toimiks, kogukond tahab, et kõigepealt mida toetab, kogukond tahab, et kool oleks. Kogukond teeb valiku oma kooli kasuks, sest et see kool on nii kena, eks ole, ja kui on tarvis midagi muuta, siis tuleb ütleme, teeme seda asja korda, ma saan aru, et ma olen idealist antud kontekstis praegu täiesti idealist, aga ma ei teeks oma tööd, kui ma ei usuks, et selle asja võimalikkusesse. Aga ega see ei ole ainult see tegelikult on üldisem. See mõtleme kas kauplus, eks ole. Kui sa võid ju öelda, et nii kena meitel kauplus siin, aga kui sa ise käid linnast ostad iga kord kogu toidu ja sinna poodi ei lähegi üldse kunagi. Siis, mis siis on? Ma vahest tunnen, et meitel laulukooriga suhkasi, et kõigil meeldib, et oma kantis laulukoor on, aga laulmus käib ikka 15 inimest. Vaatad mulle nüüd otsa. Muidugi ma vaatan soole otsa, miks ma vaatan soole otsa, saad kõigil ise siin lihtsalt juhtumisi. Aga mida see kool saab siis teha, et ta oleks selle küla? Vaata kooliga, ma nüüd natuks, ma ei ole niimoodi praegu mõelnud, aga kui sa küsid, teema on mul nii naha vahel, et ma ei saa üsiti magada selle pärast. Sest et ma kuidagi tahaks. Aga mida kool peaks tegema? Kool peab olema avatud, tähendab, ta peab suhtlema kogukonnaga, et see tänapäeval on lihtne. Ma olen nüüd katsunud teha, ütleme, ma väga regulaarselt pole, aga ütleme, kas korra 2 kuus räägid, mis koolis juhtus, mis me tegime, mis me selle korra tegime, juba kõik laigivad, juba see on, toome nüüd see laigi, mis on nüüd see kaasa jäävärk, eks ole, aga kogukond kuuleb.
siis on sedasi, et nad tahaksid tulla, et oota, küsi uuesti see küsimus, mul läks natus järgi, et ära ma lähen nii. et just, et mis see tegevus on, mis selle küla selle kooli taha kõrvale ümber. See on sedamoodi, üks asi on kool peab olema usaldusväärne. Lapsevanemad peavad usaldama oma lapsed su käde. Sellepärast, et suure linnas on sul mitu valikut, kus koolis lapsed panevad sa kuulad teiste käest ning viid, kuhu sa siis viid. Aga pissises kohas on see sedasi, et sul on kah valikuid, aga seal on valikukriteeriumid natuke teised. Ehk siis, kui sul on kenad õpetajad, kui sa tead, et nende õpetajad lapsed saavad käia, nad saavad pere rohkem kui umbes õppekavas kirjas on, et need õpetajad on pühendunud ja muidugi on see santsõna on see kaasaegsed õpimeetodid. Aga seda kaasaegsusest saab ju rakendada ka seda pärimuslikkust, seda kohalikkust. No sa räägid praegu kvaliteedist, et sa lihtsalt kvaliteediga lööksid lapsevanemad endale. Ma räägin avatusest, et nad saavad aru, mida me teeme ja et nad saaksid aru, mida me teeme, miks me teeme. Ehk neid peaks tõemoodi kaasama ka sellesse kooli, kui on kogukonna kool, siis me teeme mingid sükst asju, mis lapsevanemad saavad ka tulla. Meitel oli kena lugu, me tegime Piparoogis kihelkonna, tuli küll palju rahvast kogu. Eks jälle mingi asi me teeme koos lastega. Oli vaja mõtlus naerma küll, aga igast kena oli. Ei, muidu tuhmärk, aga see on siis see on praegust ikkagi lapsevanemate sidumine. Ma ütlen just see, et kas need teised inimesed, need, kel pole enam lapsi võib-olla. Aga see on see kogukond saab, tema loeb Facebookist, eks ole. Aga tema ka kooli võiks tulla? Ikka loomulikult. Ikka. Ja saab ju teha, korra oli jutt, et sa rääkisid oma sellest koolist, kus sa siin õpetad, et sa ei tea, kuidas on, aga vanemad nagu ütlevad, et lapsed ka juba, et ei, siin ma teha ette vedad. Aga kui on see lastevanemate õpetamine, selles mõttes sa ei võta mitte pinki nagu koolilapsed ja räägid neile, kuidas elama peab, vaid et sa nad on kaasatud, nad saavad tulla, võib-olla on mingisugused kokkusaamised ja koos tegemised ja meitel on talgupäevad iga kevade olnud ja siis me saame teha isade ja emade, jumal teab mis päevi. Koos käi Kadrit Marti jooksmas, eks ole. Midagi sedasi just, kui need lapsed jääks külale alles. Omal oli vahest siuke mõte, et tuleb see kool, võtab need lapsed, siis nad teevad seal koolis oma asju. Aga kui külas on Kadripäev, siis lastel on kool ning nad jõuagid jooskma. Meitel jooskvad. Martisid hirmsast jooksvad. No see on ikka selle kultuuritausta küsimus. Et siin Salme koolis on ju see moest üks üsna kena asi on need, kuidas neid nimetatakse, see on ühesõnaga iga õpetaja siis nagu laste vanematele ning väiksematele lastele siis räägib, teeb mingit, mina näiteks teen mingid katseid seal füüsikas, eks ole. Et näitan, et see asi võib nagu huvitav koha, et pole nii jube. Laste vanematele? Koos nende nooremate vendade õdedega, kes veel füüsikat ei õpi või päris väikest. Avatud uste päev või kuidas, ma ei mäleta, kuidas selle asja isade päeval oli vanasti see aga ja neid saab ju ka tihedamalt teha ja saab ka teha niimoodi, et võib-olla hoopiski kogukonnale suunata. Ma pole ka niimoodi selle peale mõelnud, aga selles mõttes on ta oluline, nüüd on ta oluliseks muutunud, et selleks, et see kool maal säiliks, on kogukonna tuge vaja ja iga lapsevanem ei pruugi ju seda tajuda ja tal võib ollagi mugavam viia see laps ju linna tõesti endaga koos. Aga kui me ei loo talle võimalustki. No just, et tuleks näidata seda, et see võib millegi poolest see kohalik asi võib olla palju parem kui see linn, sest seal on kõik anonüümne, umbisikuline mingisugune. Vahest on hirmsa tore olla anonüümses keskkonnas ju. See ongi ju linna eelis ongi see, et sa saad sinna ära kaduda maal. Vaat sa ei saa eesti keeles sitta raiuda teisele, seepärast, et kõik teavad ju, et see on see linnas. Võid tõmbad mööda minnes kellegi käekoti ära ja jooksed minema. Teed autole kriipsu peale ning keda teeb sa teada. Ja. Aga siin on see sotsiaalne kontroll. See on just see kogu ja üks asi vaata veel on ju olemas ikust MTÜ-d mõnes külas ning et nendega teha niimoodi kool saab ju teha midagi. Meitel on küll seda moodi, ma tahan hakata sellest rääkima oma kooli asju. Sa jäädki sellest rääkimist, sul on ju palju rääkida. Mul on see, jah on küll. Mina mäletan ühte kogukonnakooli värki küll, kui meil Ansikülas kunagi veel oli. Siis kui Ansiküla koolis oli jõulupidu, siis sellest toas istus terve küla.
enamikul neist ei ole lapsi ammu ilmagi täna. no väga hea. Ja see, mis külaga tegi, see üks jõulupidu, see oli uskumatu asi. ja, aga muidugi eks ma tunnen ise ka, et ei ole viitsinud nagu pingutada, et eks teksti lapsepõlves nagu piisavalt, et tegelikult peaks näiteks kas või need kuningriigi uudised, tegelikult on see minu kohus, ma peaks nad panema sõrvekeelseks. Ma tean, et see võtab, minu jaoks on see nõuniku tööl. Ei, nõuniku mul pole vaja, ma saan ise ka hakkama, aga ta on minu jaoks pingutus. Aga kuninglikud ikka pingutusi väldivad, need kuninglikud isegi tihti peale, seda ma olen kuulnud. Lähevad rasva. Issand, siis külma. Aga see sama, need on sellised elementaarsed asjad, millest saaks alustada nagu hakata, surud nagu sisuliselt sa surud ju seda peale nagu uuesti tagasi ja ka lastel koolis ka ju. Ei see oleks suurepärane, see on juba servapidi, sa oled juba kiskunud selle kultuuri keskel. Vaada, kus see Saaremaa keelegrupp internetis möllab, et ossa Jeesus. Et sellist ossi see otse rõmbata. Eks seal on sellist igasugu. Seal on kõike. Kõik jah, aga kena ikkagi. Aga vähemalt on olemas. Nõnda, et mool on suhka arusaamine praegu teitit kuulates, et küla on tähtis asi. Peab alles olema. Muidugi. Ja et oleks kena küla, on kena, kui sul kool ka on, sest et siis saavad kõik vanusegrupid ikkagi kõik vajaliku külast käde. Igatahes see praegune poliitika, mis on umbes nõnda, et kuidas oli, et aitab sellest kolka patriotismist, ütles jõuõõbu läks merre elama. Et see klapi. Jaa. Ei see peab ikka olema, et kuidas see, et kuni su küla veel elab, et on üks laulusalm, eks ole. Just. Et sealt see asi ikka hakkab, ei saa see linn külata kuidagi. Ei seda linn iseenesest. See kultuur on see siin maal, ta tuleb siit maalt ja nii palju, kui ta maalt on linnas kaasas veel inimestel, nii palju ta on. Nii ta on, jah. Et ilma selleta, ainult kõrgkultuurist. Palett on ka taarist, aga mitte vägagi. Aga kui sa tahad, et keegi ütleks, et et see on väga huvitav lähenemine, siis on nii nagu, ma ei tea, nagu Pärdi muusikaga või nagu mingisuguse muu, ma ei tea, Krossi romaaniga, eks ole, et selle all on ju see kultuurikiht, mis on kohalikuga seotud, sest vastasel juhul ta pole nii huvitav ju teistele, kui ta on täpselt samasugune igal pool. Nõnda, et mulle tundub, et me oleme selles osas väga ühel nõul. Ei, me ei saa üldse nagu intriigi siin praegu püsti jääda ja vaidlust ei tekigid. Jah. Saab üksteist takka kiita. Täiendada. Tuleks siis inimesed kohale tuua ja hakata neile kultuurat pähe valama. Ma katsun, me olen ikka seda pidi möödnud, et räägitaks, et pisiste koolide pidamine on nõnda kallis. Aga vaada, öeldakse siuke asi, et kõik asjad, mis Excelis ära mahvad, on odavad asjad. Ja et sa ei saa panna kõiki asju võtta ainult Exceli järgi. Lihtsalt ongi niimoodi, et mõned asjad tahavad peale maksmist selleks, kui me tahame, et meie riik säiliks. Kui me tahaksime, et meie identiteet säiliks, siis meil peab olema nii linna kui ka maad. Peab olema suuri koolisid, peab olema pisisid koolisid. Küla peab elama. Sest et mis see Eestimaa siis on, kui külasid üldse pole ja on mõned suured linnad. Küla peab ka ikka olema. Jah, muidu tahab sedamoodi kiskuda, et ja ilma koolita jäid all. Odava ressursi allikas. Siis kes ütles sedasi natukese niimoodi, üle völli. Et kõige lihtsam oleks ju, kui kõik elaksid kenasti ümber ilu elektrijaama. Siis on kena odav ning pole pikkist raatist taristi vedada ega mette medad. Aga seda loodusel oleks kena ju rahu elada, inimene ei käi segamus. Jah, aga mis... Ju see söök tuleks ikka kuskilt võtta. Aga samas, kui me nüüd seda pidi võtame, saab jõuluoksa sadast aru küll, et me kõik saame sellest aru loomulikult, et inimene ei ole mitte üle looduse, inimene osa loodusest. Ja sa pead oma söögi saama ikka selle söömarennid, täidad ikka selle loodusega ära. Sa pead sellest loodust aru saama. Ja ma usun, et maakoolidest tuleb see loodusega suhestumine. Loodusega suhestumise kultuur. Just, väga targasti ütled praegust. Loodusega suhestumise kultuur
ja et sa ei karda seda loodust, et oi jummel, rohi on roheline ja äkki tema astu äkki on puuk, no las ta olla seal see puuk. Nõnda, et see maa ja maakoolid, vähe sellest, et nad justkui toodavad omale endale neid kogenud ja oskuslikke külaelanikke, kes on maal osavad ja tulevad toime, vaid et nad siis see maal elav rahvas, maal koolis käiv rahvas, maal vanaisa käest õppinud rahvas saaks olla selliseks baasiks selle maakultuurile. Või mis saaks, ongi. Mu meelest ta ongi see, mille najal see asi püsib. Noh, ega siis koolisid ei tehtagi tegelikult selleks, et raha kogu hoida, seda me ju ka ometi teame. Ja muidugi see on ka tõsi, jah. Tähendab, ma mäleta, kas Kalle Mälberg või kes see rääkis kenasti, et Dalai Lamaga olevat jutuks tulnud kuskil Eesti aja alguses. Et noh, et mismoodi teil seal see hariduse värk seal Eestis on või mida üldse õpetatakse või siis oli kuidagi läinud nõnda teema, et noh, et meil esialgu nagu ei jõua haridusele keskenduda, et meil on ikka majandus vaja jalule panna ja niimoodi ja siis, et Lama oli nagu natuke näost ära vajunud ja siis oli, et ma tead, et lollide käest võtaks kõik ära teeni, palju tahad. Tegelikult sedasi on. Ja teisest küljest, noh, mis mõte meil siis on rääkida mingist Eesti kultuurist, keelest ja rahvast, kui me ei taastooda teda, kui pühendame ennast. Meil pole isegi kaitsta siis ju midagi, meil pole isegi kaitse-eelarvet tarvis, sest riigi mõte on ju midagi. Jah, seda küll, jah. Milleks me seda riiki peame, mis me punnitame siis? Lähme ära New Yorki. Ja, kui me oleme otsustanud, et meil on vaja oma riiki, siis me punnitame, me peame punnitama. Siis tuleb punnitada ja sel juhul ilma selle kohaliku haridust ei saa, sest see on see alus, mille peal see püsib. Nõnda, et teeme tugevad ja targad maakoolid. Hoiame neid, mis on. Hoiame seda küla koos selle kooliga. Et poliitikutel ei oleks seda Goebbelsi efekti, vaata Goebbelsil oli see, kui ta kõnet pidas, et ütles, et teate, kui mul tuleb meelde sõna kultuur, käsi kogab kohe revolvri järgi. Aga meie poliitikutel on see, et kui nad kuulevad sõna haridus või kultuur, siis nad tahaks kohe võtta kellu, tead, ja hakata midagi betooni valama. Aga see on ju tõesti, et tähtsam on sisu kui vorm. Ükskõik mis, meil ei ole need maakoolid, ei pea olema teab mis kangist uhked, et oleks kenad õpetajad kogukonnaga, inimesed loevad. Inimesed annavad selle sisu sellele koolile ja sealt ta hakkab minema ja kui siis läheb, siis vaatab, kas on vaja meil juurde ehitada. Ei surutaks seda nagu sellesse pressida püütakse praegu sellesse vormi, nagu ta on siin, noh, ma ütleks nagu euro nõuded, eks ole, noh, ütleme selles. No just, et neid erinevaid spetsialiste ja kõik võimalikke asju peab olema niisugust tohututes hulkades ja siis öeldakse, et aga me ei saa teil nii suurt kooli ülal hoida. Pisises koolis saab väga kenasti hakkama ühe kena asjaga, saab hakkama talupoja tarkusega. No just, täpselt. Ehk selles mõttes, sellel on see häda. See on see, millest puudun. Aga sellel on see häda, et seda ei saa defineerida. See on tunnetuslik, eks ole. Mida ma selle all näen, selle talupoja tarkuse all. See on, sina arvad ühte asja. Võib-olla me siin arvame kolmekes ühtemoodi, aga keegi kuskil arvab teistmoodi. See oleneb talupojast ja kus maa peal ta kasub. On nii. Kui see ministeeriumi aruandesse ei saa seda kirja panna, siis võib-olla ei saa lubada seda. Kahjuks. Võib-olla siis kõiki asja ei pea ministeeriumi käest ka küsima. Vanaisa kodu võib rääkida, mis ta tahab ja kui ta koolis lastele rääkimas käib, ju ta siis ka võib ikka rääkida, mis selle ta tahab. Kohta ütleks edasi, et teise korra on targem pärast luba küsida. Teed enne ära ning pärast küsid luba. Noh, kui kenasti tehtud on. Jah, just. Siis kõik näevad, et oli kena asi. No jah. Noh, kas siis nõnda või teisiti. Kool peab olemas olema, küla peab olemas olema. Mis on teite unistuste? Soo käest küsin Sõrvemaa, soo käest küsin teite Kihelkonna kant. Mõtle nüüd 1 sekund ja siis ütle mulle. Üks unistuste, mis asi? Mis unistustes see Kihelkonna küla ja kant on? Sina hakka rääkima, nii kui mõtlen. Lasta mõtled. No, eks muidugi üks kena, kui rahvast jälle tagasi tuleks ja tegelikult Sõrve elanikkond kasvab, see on päris huvitav
ainukene kant vist Saaremaal, kus elanikkond kasvab. No ta oli kunagi ju nii tihedalt asutatud, et eks neid väljarändajaid on tohutu palju ja eks nad tasapisi siis tilguvad tagasi. Et selles mõttes ma nagu ei tohigi väga nuriseda, jah, loomulikult võiks ju olla igasugu seal lähemal kuskil seal mingisugune, ma ei tea, nii-öelda kultuurimaja või midagi, praegu meil kultuur piirneb meil Suurnoja kirikuga ja ega see ka paha pole. Kuule, me tuleme teistel kontserti tooma. Ja te olete siin ju lähedal, eks ole, nii et ma ei tea, ma ei nutaks. Ja kui nüüd ei tuleks selle jutuga, et lammutame selle kooli maha ja ehitame uue ja siis on vahepeal need õpilased kõik linnas juba otsaga, et see Salme kool alles jääks. Et ma olen endiselt seda meelt, et see kohalik haridus on üks põhilisi asju, mis peab olema. Ja kui tõesti peaks selline jama tulema, siis tuleb lihtsalt koduõpet teha. Aga mitte mingil juhul viia lapsi õrnas eas ära kohta, kus neid juured ergavad. Et kui me suudame inimestele neid juuri ikkagi näidata, et mis neil on olemas on, võib-olla nad ei ole ise tähele pannudki. Ai, kus inimesed vaadavad ju ette, mitte maa sisse. Et kui nad märkavad neid, siis kui me saame neid aidata seda märgata, siis ongi hästi. Seda ongi vaja. Siis ongi kõik korras, sinu unistused täituvad. Minu unistused siis on. Ma kogu aeg mõtlesin suga hoolega, mõtlesin suga kaasa ja mõtlesin sealt välja sihukese asja, et kool ikka peab olema. Olga ta siis 4 klassi või olga tema 6 klassi, et siis läheb juba laps, ulatab astme bussi peale ning läheb järgmise astme kooli. Aga see alguse kool peab olema ning see kogukonna kaasatus, ikka see kogukonna kool on minu jaoks see sõna ning siit Kaupo jutu juures tekkis mul sõuke mõte, et need tänapäeva noored vanemad, et nad saaksid aru, miks ja mida ja miks seda taristan nende oma laste jaoks. Et vaat selle mõtte kogukonda viimiseni, meil on see just umbes poole teab, et meil hakkavad just käima kogukonna koostööpäevad läbi terve järgmise poolaasta. Sellepärast ma nüüd väike reklaamikoht, aga just selles lootuses, et me saame kenasti rääkida ning saame aru, miks meil seda kooli vaja on, mitte et kas meil seda vaja on, vaid miks meil seda vaja on ja kuidas seda vaja on. Ja vaata, kui me selle asja oleme ära teinud ja sealt ka miskit tulu tõuseb, vaat siis ma võin naljaga pooleks öelda, et siis võin ma küll rahus surra või pensionile minna, mis iganes, aga et see on nüüd nagu, et jah, et saab kogukonnaga selle, et saab räägitud, et mida meil vaja on, sest praegu kõik tegelikult tahavad, et ei ole, et ei taha. Tahetakse, et meil oleks hästi. Ja paljud usuvadki, et meil on hästi, alati saab paremini. Aga nüüd sellise koostööga me saame selle koolis edasi käima, et meid usaldatakse, et meisse usutakse ja meie majja tullakse, meil on ka väga kena rahvamaja, eks ole. Aga just koostöös kooliga need tegemised, meil on päris kenasid asju. Aga et need kestaks, et neid tuleks juure, et selle 2 kena asja vahel liiga pikka vahet ei jääks. Et inimestel, ja siis tuleb ka seda tööd ja värki meitele, ma arvan seda moodi, ja see pool tundi Kuressaare sõita pole mitte miski pikk maa ju ka tegelikult. Et Kuressaarest jah, kui niimoodi tulles saada, kui jah, tulla meite poole sinna. Et meil on vägev ajalugu. Kihelukonna kant on üks Saaremaa omaaegseid vägevaid kante olnud. Nüüd on ta natukese teistmoodi läinud, aga ajalugu pidi spiraali mööda käima. Nii et oodame, et küll see kool meile kasub ning kui kool kasub külaga järge. Kasub küla järge ja kõik need muud asjad ja oskus näha potentsiaali. Ja ma ei ütle, et Sõrve kohta vedad santi, aga ma ise tunnetan seda Kihelukonna kandi potentsiaali väga tugevana. Et kui nüüd lihtsalt see minu tunnetus peaks suutma, võiks me ise ka rääkinud ka, aga just need nooremad lapsevanemad, tõesti generatsiooni võrra juba nooremad, et nad saaksid sellest aru, millest ma räägin, et kuidas nüüd nagu viia seda nii-öelda kogemust noore lapsevanemani, et siis võiks ju sedasi olla see asi, et siis võiks ju elu olla ilus.
nõnda, et sinu unistuste kihelkonna kant on täis unistusi, täis inimesi, jah, kes neid asju elus viima hakkavad. seda sa räägid kenasti, on küll sedasi jah. ma arvan, et see aitaks Sõrvemaal ka veel. aitab ikka, sest meil pole kaded, teeme teid ja kanti ja meid ja kanti, siis saab kenasti külas käia. ei, Sõrvemaa pole ilma Saaremaata midagi ning Saaremaa ilma Sõrvemaata nõnda on ka samuti. siuke nutitud värk jah. jah, nõnda, et oleme ikka seltsis selles asjas siin ja kindlasti. selle korra me peame nüüd otsad kokku tõmbama ning tee ära jooma. ning hakkame varsti uut aastat vastu võtma. tulge siis meitele need unistused ja need inimesed, kes need unistused elus viivad. ja siis ikka rõõmustame edasi. kuidas öeldakse, et unistada tuleb hästi suurelt, et juhtuksid väikesed asjad. aga väiksed asjad hakkavad järjest juhtuma, siis lõpuks saab ka suur unistus täidma. vot sõuksed luud tuleb täna meite kenalt Sõrvemaalt. kenad uut aastat teitele. jah, meid teeb poolt sedasamad sõnad, kena ärasaatmist ning kenad uut. kõike enamat. niigi oma teed. Hüssa. ela ja jätku. kenad tervist teitele. kes see kello vahepeal vaatas? siis ma. aparaat tegi mingi.